aga enesehinnang, enesehinnang on meil ikkagi väga-väga oluline asi ja enesehinnang siis tähendab ju seda, kuidas meie oma väärtust tajume, ehk siis sina ise, kuidas sa ennast näed, kuidas sa ennast tajud. See puudutab siis igasuguseid nüansse seal. Kuidas sa tajud oma välimust, kas sa meeldid endale ja kui kõrgelt sina ennast hindad, et kas sa kogu aeg piitsutad ja leiad, et sa ikkagi oled saamatu või kõik sellised asjad, kuidas sina ennast tajud. Ja sinna juurde siis ka sinu emotsioonid, sinu käitumine ja uskumused enda kohta. Millised uskumusi sa siis enda kohta alateadvuses hoiad. Et sa võid panna korraga täitsa silmad kinni ja hingata natuke, ma vaatan, siin osad on mingi päeva tegemistega väga laiali läinud. Ja sa võid korra lihtsalt tunnetada, kuidas sa ennast tajud. Kes sa oled enda jaoks? Kas sa oled enda jaoks suur armastus, selline nagu päike? Või sa oled hoopis selline või sul on neutraalne või ükskõikne tunne või oled sa enda peale millegi pärast vihane, et kuidas sa ennast tajud, kuidas sa oma välimust tajud, kuidas sa oma keha praegu tajud, võid natukene tasakesi tunda, tunnetada selle taga olevaid kõiki asju, mis sealt tulema siis hakkab sul. Ja siis võid teha silmad lahti, et räägime edasi juttu. Kui sa ennast ei väärtusta, siis on tegelikult jama majas. Siis sul asjad elus ei suju ja kui eneseväärtus on siis puudulik, ehk sul on madal enesehinnang seal taga, siis see viib selleni, et sa satud masendusse, kõiksugu haigused hakkavad sind kimbutama ja võib viia siis täitsa depressioonini see olukord välja. Ja enesehinnang on siis alati täitsa iseenda tunne, ehk see, kuidas sina enda kohta tunned. Et seal ei omagi mingisugust tähtsust tegelikult, kuidas kui väljaspoolt võib sul olla suur hulk inimesi, kes ütlevad, et sa oled maailma kõige ilusam, sa oled maailma kõige parem, sa oled kõige toredam, sa oled nii andekas, sa oskad. Kui sinul on endal see tunne, see uskumus, see energia sinu sees, et sa oled igavene jobu, sa oled kole mingi asja koha pealt, siis sinna ei saa mitte midagi teha. Ja selle koha pealt siis soovitan enesehinnanguga väga tegeleda, kuna enesehinnangut mitte mingil moel ikka vägisi korda paika ajada ei saa. Seda saab sisuliselt ainult energiatööga, nii et see, kus see uskumus ja energia sinusse tulnud on, see tuleks siis energiast eemaldada ja asendada see positiivsega. Sest ainult kui ma positiivselt mõtlen, et ma ärkangi hommiku üles ja mõtlen, oi ma täna olen tore ja tubli ja ilus, siis viib see selleni, et sa hakkad kandma maski. Et sa hakkad püüdma olla keegi teine ja seal sinu sees kusagil sügaval närib siis ikka see tunne, et ma ikka ei ole selline ja selline. Madal enesehinnang ka siis ka näitab seda, et sa väga palju võib-olla võrdled ennast teistega, et vaatad, et teised on nii andekad ja tublid ja ilusad, aga mina ei ole. Ja see paha tunne siis kogu aeg kasvab ja see hakkab sind seestpoolt nii palju sööma, et see mõjutab siis tõesti kõiki valdkondi su elus, mis viib siis ka halbade otsusteni või kehvade selliste mürgiste suheteni, kuna sa tunned ju, et sa ei olegi paremat väärt või et ongi okei, kui inimesed käituvad sinuga halvasti. Sest et enesehinnangu poole peal ongi see, mida rohkem sina ennast väärtustad ja armastad, siis teevad seda ka sinu suunas teised. Meie energia on niimoodi loodud, et see mängib. Mida rohkem sa ennast austad, seda rohkem austavad sind ka teised. Mida rohkem sa ennast armastad, seda rohkem armastavad sind ka teised inimesed. Et see on hästi-hästi huvitav ja seda on siis võimalik korda teha. Mina ise olles väga-väga madala enesehinnanguga terve oma elu, hambad ristis, siis sinna tuleb ka siis see võitlemise energia taha, et ma pean vägisi olema selline, et siis teised aktsepteerivad ja hindavad mind, aga kui sul on endal sees ikkagi see tunne,
et midagi on viltu, siis tekivadki siis konfliktsituatsioonid ja sul jäävad elus ka asjad tegemata, võib-olla midagi õppimata, kusagile minemata, mingit töökohta vahetamata, kellegiga suhtlemata, sest et sul on see hirm ja see pidur seal sees ja see on automaatne. See ei ole siis mitte mingisugusel moel see, et kuidagi sa saad seda õppida või kõrvale lükata. Ta hüppab ühel heal hetkel nagunii sinu seest välja. Nii et see võib täitsa olla siis laastav ja hävitav, kuidas sa ennast näed. See võib see viia siis ka kõik suuremad haigused, mida me võime nimetada siis, mis puudutab just siin infarkte, insulte, vähki, kõik sellised asjad on siis tegelikult ka sealt kaudu vaadeldavad, et kui sa hakkad endale rääkima seda lugu või see on sul alateadvuses nii tugev, siis see haigus tuleb sulle näitama, et kuule, lõpeta ära. Vaata, aga sina ei lõpeta, sina ikka jätkad, et see on siis jama. Ja sealt tulebki see tunne siis, et ma ei meeldi kellelegi, ma ei ole küllalt hea, ma ei ole piisav, ükskõik siis mis teemas see olgu. See võib olla mingi pisikene asi, aga see hakkab siis muudkui kasvama ja kuhjuma, et energiat siis kuhjuvad. Toon ka siis mõne näite, mida ma ilmselt olen ka toonud, aga toon veel, et sa võid olla imeilus modell. Sa võid olla tõesti niimoodi, et esikaantel, Vogue'i esikaanel, kui sinul on sees see tunne, et sa ei ole küllalt hea, et sa ei meeldi endale. Ja sellest piisab, kui sul on lapsepõlves keegi midagi öelnud su välimuse kohta, et kas sa oled liiga pikk või sul on liiga pikad jalad või sa oled liiga peenike, siis kusagil alati on see häirekell, et sa võid jääda täitsa haigeks sellest. Et teised võivad sind kiita, sul võib olla tohutu karjäär, aga sul on sees see energia olemas ja see hoiab sind tagasi. Et sa ei mõista seda enda väärtust, ükskõik mida siis ümberringi öeldakse või tehakse. Või samamoodi näiteks uskumus, et ma olen loll. Keegi on sulle lapsena öelnud, et sa oled loll. Sinu uskumussüsteem, kes on nüüd vaadanud uskumuste webinari, siis ma seal seletasin ilusti, et sa oled rabanud endale selle uskumuse, ma olen loll. Aga samal ajal oled siis läbinud maailma kõik ülikoolid, oled, ma ei tea, seal Yale'is käinud ja Cambridge'is iganes, kus mida sa õppinud oled. Sul on doktorikraad, sa oled mega tark tegelikult. Aga kui sinul on sees see uskumus, et ma olen loll, siis sul on alati see tunne, et sa ei ole küllalt hea, et sa ei ole veel küllalt õppinud, et sa ei ole ikkagi nii andekas, kui seal mingi teine doktorikraadiga mingisuguses samas valdkonnas. Või lausa niimoodi, et sul on see nii tugev, et sa võiksid ükskõik mida teha, millist äri teha, millist sissetulekut omada, just läbi selle, et sa oled nii palju õppinud ja oma teadmisi omandanud, aga sa ei lähe seda tegema, sest sul on see uskumus sees, see energia on sinu sees, et ma olen loll. Ja seal võib täitsa pea peal sa võid seista, aga see on sul see energia sees, siis see energia tuleks eemaldada. Ja energiatöö ongi väga fantastiline selle koha pealt, et kui sa siis need energiat sealt korda saad, eest ära saad, siis loksub see paika ja inimene teeb meeletult suure muutuse. Mis siis veel enesehinnangu taga nagu tuleb ka see tunne, et ma olen siis eraldatud, mul on see tunne, et keegi ei mõista mind. Või sa hästi palju siis niisugused imelikke blokke, niisugust hästi suurt eraldumist tekitad sinna taha. Just, et ja minuga midagi valesti, vot see tunne just ka, et minuga midagi valesti. Et sa ei mõista seda enda unikaalsust üldse, et sa võrdled midagi, vaatad ja sa saad aru kuidagi, et teised ju teevad neid asju ja saavad hakkama üldse mõistmata või süvenemata, et võib-olla teised kannavad samamoodi maski või teistel on hoopis mingisugused suured teemad seal taga. Aga sinul on juba see tunne, et võt mina olen kuidagi imelik, midagi on minuga viltu, midagi on minuga valesti. Ja see võib viia siis ka täiesti sellise ärevushäire paanika hoogudani, et sa eraldadki ennast teistest inimestest ära, sest sul on tunne, et just nimelt sinuga on midagi valesti. Ja viib see siis selleni lõpuks, et mind ei ole kellegi vaja, kui sa seda hakkad siis kruttima, siis samamoodi võib see siis viia täiesti sügava depressioonini ja enesetappudeni, et selline energia tuleks siis kindlasti eemaldada.
ja kõik sellised asjad, mul ei ole õnne või ma ei saa millegagi hakkama. Et see on siis see lugu, mida sa endale räägid, mis siis tegelikult on pärit ilmselgelt sinu lapsepõlvest. Et kas sa oled selle rabanud siis oma vanematelt või ümbritsevatelt inimestelt, sõpradelt, mida keegi on sulle öelnud. Nii et näiteks välimuse osas sul võib piisata ka see, et näiteks sulle ei meeldi su nina ja siis sa võrdled, et ja vaatad igasugust pilte, näed, et kellelgi on imeilus nina. Siis sa mõtled, et kuidas minul ei ole ja ühesõnaga ma ei ole jälle küllalt hea ja sellega sa tood kohe automaatselt oma vibratsiooni nii alla, et sul hakkavad igasugused probleemid tekkima. Aru saamata sellest, kui unikaalsed me kõik oleme, sest kui sa võtaksid nüüd selle teise inimese ilusa nina, mida sa näed ja paneksid selle oma keha külge, siis kõik need proportsioonid ja need asjad ei pruugiks sulle üldse sobida. Ja me oleme ka näinud näiteks ilukirurgias siis, et kui inimene muudab täielikult oma nägu, siis temast saab keegi teine, et ta ei ole sugugi enam see unikaalne ilus inimene. Nii, Merite, kirjutama veits eraldan, aga mitte, et mul oleks selline tunne, et ma imelik. Ja siis on teise asja kaudu sul see, Merite, et miks sa ennast eraldad, siis on see küsimus jälle see, et mis uskumused on korda tegemata, et miks sul on vaja ennast eraldada, miks sul on vaja ennast eemale hoida. Miks sa tahad ennast ära nullida, et kõik see asi siis ei ole hea. Ja ka siis liiga kõrge enesehinnang, mida me mõtleme siis nartsissismina, et see on siis nii, et sa sõidad teistest inimestest üle, see on tegelikult omamoodi kaitsemehhanism, mis on siis täielikult teine äärmus, see on siis, kui sa tegelikult teed haiget teadlikult teistele. Et segamini siis seda mitte ajada, et kõrget enesehinnangut näiteks inimestel, kes on, teate kindlasti sellised inimesi, kes on hästi lahked, et nad on sellised päiksekesed, nad kohe tulevad ja lendavad peale ja nad on tohutult abivalmid. Nad kohe näevad, et kuule, kas ma aitan sind ja sellist tüüpi inimesed, need inimesed ei ole kõrge enesehinnanguga inimesed, nendel on siis väga suured puudujäägid, ta on sisemiselt ilmselgelt katki, neil on see vajadus, et nad peavad kogu aeg andma. Kui sul on see vajadus, et sa pead kogu aeg andma, olema nii lahke, et ainult siis sa oled väärtuslik, kui sa inimesi kogu aeg aitad või nende heaks midagi ära teed või oled selline alandlik ja teed siis seda nägu, et sul on kogu aeg kõik hästi, siis samamoodi teatud haigused tahavad siis just siin siseorganites näidata ja anda endast märku. Ja ka need inimesed, kes siis käivad küll väga uhkena ringi, pea püsti, on hästi võimukad, ütlevad, mida sülgsuu toob, ütlevad võib-olla halvasti, norivad, naeravad teiste üle. Ka nende siis enesehinnang ei ole sugugi mitte kuskilt otsast kõrge. Vastupidi, nemad varjavad siis oma suurt probleemi siin sees, mis tal on selle taha, et ta peab ründama, ainult sel juhul ta saab hakkama. Et siis ta on küllalt väärtuslik, et kui ta on teistest üle, et ta ründab teist inimest. Samuti siis see võib viia teatud suurte terviseriketeni. Monika kirjutab, mulle tuli meelde, et mulle on tõesti öeldud, et ma pole piisav. Ma olin tegelikult juba ammu selle unustanud, just, et see võib meil sees olla ilusti. Nii et ma seda isegi ei mäleta. Nii, milline on terve enesehinnanguga inimene? No mis sa arvad, Merite? Terve enesehinnanguga inimene on enesekindel. Terve enesehinnanguga inimene paneb endale piire, ütleb seal ei ja jah, kus on vaja öelda, et ei, ma ei soovi seda, ei, ma ei tee seda sinu eest ära, ei, ma ei lähe sinna. Ja ütleb jah, siis kui tal on vaja öelda, mitte et ei, see mulle küll, mis nüüd mina. Positiivne maailmavaade, et ma olengi kõrges vibratsioonis. Ma näen rohkem paremaid asju, ma näen igal pool võimalusi. Et ma näen, et mul on miljon võimalust mingid asju teha või olukordasi muuta. See on siis terve enesehinnang. Ja sa näed ennast realistlikult. Sa näed enda tugevusi, sa näed enda nõrkusi, sa annad endale aru, et sa oled unikaalne, ütleme nii. Ja sa aktsepteerid ka oma nõrku külgi, et see pool on siis tervel enesehinnangul hästi tugevasti
väljas, et sa aktsepteerid seda, kes sa oled, kes sa päriselt oled. Et aktsepteerid, näiteks kui mulle ei meeldi koristada, siis ma aktsepteerin seda, okei, mulle ei meeldi koristada, aga ma ei hakka rääkima, issand, ma olen halb naine sellepärast, et kõik ju normaalsed naised ikka meeldib neile koristada ja kõik see värk. Et saage aru, et just see, et mis lugu sa seal juures siis endale räägib, et sa aktsepteerid enda neid nõrku külgi, aga sa ei pea sellepärast ennast ära nullima. Ja terve enesehinnang annab siis ka selle ilusa privileegi, et negatiivsed kogemused ei mõjuta üldist olukorda. Ja et sa ei võta isiklikult. Et sa saad siis aru, et kui keegi inimene tuleb ründama, siis sa vaatad, kas see on mingi peegeldus sinust, et sinus on see pool, või siis sa saad aru, et inimesel on ikkagi endal midagi pahasti, aga sa ei võta seda isiklikult. Ehk väljaspoolt tulevad olukorrad ja inimesed ei mõjuta sind sellisel moel. Ja terve enesehinnanguga inimene siis väljendab oma vajadusi väga selgelt. Väga selgelt. Nii et kokkuvõttes on see siis ikkagi positiivne maailmavaade sellele, kes sa oled, mida sa siin teed ja kuidas sa ennast tunned ja ka sinu tegevused. Nii, Monika kirjutab, ma olen alati arvanud, et aitamine annab tagasi hea energia, tänatakse, kõik on rõõmsad. Kui see on ainult selle kaudu, et sa oled väärtuslik ainult sel juhul, kui sa aitad, siis ununeb ära see, et aga mida sina vajad? Kas sind aidatakse? On seal küsimus. Kas su kogu aur läheb selle peale, et sa aitad teisi? Et siin ongi see küsimus. Et see tasakaal. Kõikides asjades on vaja siis leida meil tegelikult siis tasakaal. Et ka selles enesehinnangu teemas. Et just, et ta ei läheks siis üle selliseks üleolevaks nartsissismiks. Et me peame siis hoidma seda tasakaalu, ennast väärtustama. Sest tõepoolest, kui sa ennast austad, siis teised austavad sind. Kui sa ennast armastad, siis teised armastavad sind. Nii lihtne see ongi. Ja enesehinnang ei ole siis see, et mida sa nagu arvad, et sul näiteks enda tuleb mingi asi hästi välja või ei tule hästi välja. Ei, see on just see, kuidas sa ennast tunnetad, kuidas sa käitud, kuidas sa endast hoolitsed, kõik see pool siis mõjutab seda. Ja kõige suurem mõju siis ongi olnud siis 0-7 eluaastani, milline on siis elukorraldus su ümber olnud, kus sa oled need uskumused võtnud, vanemad, hoidjad, pereliikmed, sõbrakesed, kelleks sa oled mänginud. Eriti see pool, kui keegi on öelnud sulle, et sa oled loll või rumal või et sa oled kole mingi koha pealt. Tüdrukutel just see näiteks, kui hambad hakkavad ära tulema, siis sul on niisugune, võib-olla oled niisugune välja veninud ja hambad suust väljas, hambavahetuse aeg. Keegi ütleb sulle midagi, siis sul jääb see tunne alatiseks. Ja muidugi mõttemustrid mõjutavad siis seda, mis on siis energiakogumid ja kõik siis haigused ja tööd ja kõik see mõjutab siis just seda sinu tervise poolt, seda tööd, mis sa teed, enesehinnang siis mõjutab seda. Sest kui sul on terve enesehinnang, siis sa võid teha ükskõik absoluutselt mida. Et seal on siis see, et mis paneb su hinge helisema, mis siis teeb sind rõõmsaks. Nii, vaatan, kas mul on midagi pandud veel kirja teie jaoks. Siin ma tahtsin nüüd kommenteerida natukene siit. Ja veel, Monika, mis sa tahtsin öelda, just see, et see peab olema, energiavahetus peab olema tasakaalus, miks me peaksime saama vastu enda töö eest midagi. Et näiteks energiatööd tehes ka, et mina saan raha selle eest, see on minu töö, siis me oleme joonduses. Kui ma nüüd kogu aeg teeksin seda tasuta, sest osadel inimestel on tunne, et energiatööd peab tegema ju tasuta, mis siis, et see on samasugune töö, siis see läheb joondusest välja, siis tekibki see, et ma muudku annan ja siis näiteks siis see selgeltnägija või ravitseja või tervendaja jääb ise väga haigeks, kui tal läheb see asi joondusest välja. Et seda ei ole siis hea harrastada, kõik asju niisama tasuta teha, sest me peame ju samamoodi elama, sööma ja seda elu nautima. Nii, ja tegin teile siis siia küsitluse, et kuidas teile olukord praegu on ja mul on väga hea meel, et siin oli ikkagi inimesi, kes kirjutasid, et hindan ennast kõrgelt ja mõistan enda väärtust.
suurepärane ja eriti kiidan ma siin ühte inimest, kes kirjutas, et ma ei armasta ennast üldse ja ma ei meeldi endale. See juba, et sa tunnistad seda, see on nii suur asi. Täiesti kiidan taevani, see on juba suur samm edasiliikumise ees. Et kui sul tuleb vähegi see tunne või teised ka, kes kuulavad, et ma ei armasta ennast üldse ja ma ei meeldi endale, siis on võimalik seda muuta. Ma võin seda kinnitada. Mul on kliendid teinud selle muutuse, ma olen ise teinud läbi selle muutuse, tulles välja väga sügavast depressioonist, et seda on võimalik muuta ja just energiatöö abiga. Nii et väga julgustan endaga tegelema. Ja kes siin kommenteerisid, et keeruline on ennast armastada, oma väärtust mõista, kuigi ma püüan, siis just nimelt see püüdmine siin ei aita. See püüdmine on võitlus, vägisi pushimine, aga see energia, need tunded on sul sees, need tuleb lahti lasta. Ja seda ongi siis võimalik tegelikult teha koos minuga, mida aitan siis teha. Ja kes kirjutasid, et vahel tunnen, et armastan ennast, olen parimat väärt ja siis jällegi satun madalseisu kõikumine. Kõikumine näitab siis tegelikult seda, et sinu sees on veel energiaid ja mingisuguseid uskumusi, mis seda siis mõjutavad. Sest kui me enam-vähem kõikides valdkondades oma elus saavutame sellise mõnusa keskmise nivoo, sest me oleme inimesed, me ikka jälle tunneme, natuke läheb mingi võrdlemiseks või natuke olen väsinud, siis mul vibratsioon langeb. Aga kui ma olen selles ühtlases mõnusas voos, siis kõik asjad sujuvad. Aga kui meil on niisugused suured kõikumised, siis tuleb jälgida omal uskumuse süsteemi ja neid valdkondi, kus on siis, mis osa on korda tegemata. Kas see on siis vundament on korrast ära, kas see on just nimelt enesehinnang, kas see on suhted, kas see on tervis, kas see on rahateema, mis siis paneb selle kõikuma. Et need kõik teemad on omavahel seotud, nagu ma seletasin, et see on selline suur ämbliku võrk. Aga mida rohkem sa neid korda teed, seda paremasse seisu sa satud. Tere, kes tulid vaatama. Nii et just, et seda kõikumist jälgida, siis tuleks selgeks teha, mis osa sinu elust paneb nii tugevasti siis kõigutama seda, et ka su enesehinnang sealt pihta saab. Aga algatuseks oleks siis vaja ikkagi need enesehinnanguga seotud uskumused korda teha. Nii. Ma toon veel selle, et mis on siis madala enesehinnagu tunnused, et on siis negatiivne maailmavaade. Et sul on ikka kogu aeg see tass on nagu see pooltühi, mitte pooltäis, et sa näed ikkagi negatiivset rohkem, et kõik on halvasti, kõik on kogu aeg halvasti. Enesekindluse puudumine, võimetus oma vajadusi väljendada, sa oledki nagu oma ette ja sa ei astu julgelt ette näiteks peres, või suhetes, et kuule, et mulle nii ei sobi. Või et kuule, et mul on abi vaja või iganes mis teemas, et sa ei väljenda neid ei tööl ega mitte kusagil ka mujal väga selgesti. Ja sinu fookus on sinu nõrkustel. Sa kogu aeg ketrad, mis on pahasti. Sa kogu aeg mõtled, et miks see olukord on nii. Miks see olukord on pahasti ja miks minul ei tule mingid asjad välja, miks minul peab nüüd olema selline mees või naine, miks mind keegi ei aita ja või et miks mina olen sellise kehaga või miks minul ei ole selliseid juukseid, ehk see võrdlemine sinna taha. Nii et sa keskendud nagu just nõrkustele, aga sa ei jätad vaatamata üldse selle positiivse poole, mis sinus on. Ja madala enesehinnangu tunnused on ka siis depressioon, stress, ärevus, paanikahood. Need on läbivad tunded siis, mis saadavad su päevi. Nii et, ja seda siis ka ükskõik siis millisel moel ja millises mahus. Ja ka madala enesehinnangu tunnus on see, kui sul on raske vastu võtta positiivset tagasisidet. Näiteks kui keegi kiidab sind või kiidab sinu peret või sinu mingit asja või sinu kaasat või sind ennast, siis sul on kohe selline tunne, et et ma ei ole seda väärt ja mis nüüd mina ja kõik selline tunne tuleb sinna taha, et sul on raske võtta vastu ka kiitust. Et kui kõiki komplimente, kui sul on neid raske vastu võtta, siis see on ka märk sellest. Et sul tekib nagu natukene häbi või piinlik, kui keegi sind kiidab.
Ja madal enesehinnangu tunnus on ka siis see, et sul on väga suur hirm ebaõnnestumise ees, ükskõik milles. Ja see siis takistabki sul edasi liikuda, teha enda jaoks häid asju, lahendada mingeid olukordi, sest sa lihtsalt kardad, et sa ebaõnnestud ja see on väga suur hirm. Et seega siis, kui juba vundamendiga on midagi korda tehtud, siis tuleb vaadata ka siis kindlasti enesehinnangu poolt ja sellega tegeleda. Ja kui kellelgi on küsimusi veel enesehinnangu kohta, siis pange siia, ma kohe vaatan, siin oli veel oli siis küsimusi, ma katsun nad siit üles leida. Monika oli vist küsinud. Nii, küsimus. Näiteks teema enesehinnang terviseprobleemid. Kui oled kogu aeg arvanud, et saad kõigega hakkama, siis järsku hakkavad tekkima ealised iseärasused ja sellest tagasilöögid. Kuidas siis enesehinnangut hoida? Ja, kõigepealt on see, et on siis paneel tervis ka selle jaoks, kus me siis vaatleme ka tervise uskumusi, kindlasti mis inimestel on. Ja seal üks pool on siis ka see, et vananemine. Et tulebki see aeg kätte, kus sulle on nagu öeldud või sa oled kusagilt selle signaali võtnud, et seal nüüd näiteks 40 pluss või 50 pluss hakkavad siis tervisehädad või siis milliseks inimene muutub, võtab kaalus juurde, tekivad menopausiga seotud probleemid. Kui sul on see uskumus sees, siis nad tekivadki. Kuigi nende probleemide taga on veel omakorda niisugused suuremad energiat, mida vaadelda. Ja ega kõik see on ikkagi omavahel seotud. Nii et, ja see on kuhjunud. Näiteks kui terviseprobleem sul tekib, siis see algpõhjus võib olla sul seal nooruspõlves, lapsepõlves, aga mingi energia kuhjub ja ta lööb sul välja alles seal võib-olla 40-aastaselt või isegi hiljem. Aga kui sa juba tunned, et on ealised iseärasused, siis nende ealiste iseärasuste taga oleva energiaga ehk hirmudega võiks siis FFT, Free Falling Technique tuuli abil korda Monika teha endal need asjad. Juhtus nii, et minu organismis kadus suur hulk ühte teatud hormooni. Siis pinge talvumis, väga hea, kukkus väga hea. Et hirm vananemises ja hormoonide kohta mul on täiesti suur programm, mis puudutab naishormoone just on siis ma olen naine. Seal on terve osa sellest, kui selline asi tekib, sest hormonaalse düsbalansi taga on alati energiat, alati selged uskumused, pikaajaline stress ja hirmud just nimelt siis seotud sellega, kui sa jääd vanaks. Nii et seda siis soovitan. Selline asi hakkab mõjutama ka enesehinnangut, võib-olla vaadata seda hoopis teistmoodi, et enesehinnang mõjutab seda, et need hormoonid paigast on ära. Et see hirm seal taga, et ma jään nüüd vanaks, et ma ei olegi äkki enam nii ilus, nii tegus, nii tore, et mu lapsed on suureks kasvanud, et ma ei olegi piisavalt hea ema, tekitavad siis selle hormonaalse tasakaalutuse. Nii et see on tegelikult siis siin vaadates täiesti teistpidi. Ja mis teha, ongi siis teha energiatööd, sellega on võimalik siis teha suuri muudatusi just nimelt ka selles teemas, mis sa Moonikasse kirjutasid. Nii, tuli veel küsimus üles, iga kord, kui on mingi jama pinge, siis mul tekivad probleemid silmadega. Täitsa konkreetselt nägemine halvend, tahaks üldse silmad kinni panna, ei näe lugeda, kannan päikseprillega toas. Kui jama ei ole, siis näen. Mida ma teha ei taha? Ja, see on väga lihtne, see on ülitavaline ilming väga ülitundlike inimeste puhul. Ise olen seda samamoodi kogenud, minu tütar on seda kogenud. Et lihtsalt mingil hetkel, kui on mingi jama, siis meie armas keha näitab meile kohe, et sa tahad ennast välja lülitada, sa ei hakka lahendama probleemi. Ja selleks aitabki siis automaatkirjutamine, et kõigepealt kirjutada välja selles jama olukorras kõik need jamad, energiat, mis mõtted sul seal ümber on, millega sul on jama, mida sa näha ei taha. Sest et see tuleks siis energiatööga vabastada ja siis see pilt läheb sul selgeks. Sest silmanägemine alati seotud siis see, kus sa siis kaugele ei näe, eks ole, siis sa ei taha tulevikku vaadata. Ja lühinägevulikkuse puhul siis see, et kas sa ei taha vaadata oma mineviku probleemidele otsa või siis ka selles olevikus üldse mitte olla. Ja sinu puhul näen ka siis seda, et tuleb esile see, et tavaline ka ülitundlike probleem, et sa tahad oma kehast probleemi korral jalga lasta.
Ütleme niimoodi, et kui tekib mingi jama, siis sa tahad minna oma kehast putku panna. Ma siin enam olla ei taha, sest see on meie hingekodu, kus me oleme, me peaksime olema praeguses hetkes, aga sa tahad ära minna ja siis tekib nagu aura ja keha vahele niisugune vahe. Ja see sama asi tekitabki ka siis selle, et silmade ees läheb uduseks, et sa ei näe siis selgelt. Ja seda nippi siis, kuidas ennast hoida enda kehas korralikult, õpetan siis võimete avamise kursuse. Järgmine tuleb meil siis 18. september, kui on huvi. Nii et kõik on sellised tehtavad asjad. Kõik on sellised tehtavad asjad. Et on võimalik siis korda teha. Nii vaatan, kas on veel mingeid küsimusi siit enesehinnangu kohta. Aga miks ma jälle enesehinnangust räägin, sest ma olen sellest siin grupis päris palju rääkinud. Esiteks sellepärast, et on nii palju uusi. Teiseks sellepärast, et ma ikkagi kordan nüüd siis enesehinnangu paneeli, kus me teeme siis korda enesehinnanguga seotud uskumused, mis aitavad siis tohutult edasi sind igapäevaelus. Mind on aidanud, mina tahan sind ka aidata. Ja teeme siis seda jällegi FFT Free Falling Technique meetodiga, et mul on siis tehtud korra teise meetodiga paneel enesehinnang. Kui sa oled selle juba läbinud ja tahad tulla kordama, siis see on sulle poole hinnaga. Aga kui sa ei ole, siis ma tõesti südames soovitan, ma panen kohe siia lingi. Ja on ka siis soodushind 1. aprillini, selle see algab 8. aprillil ja kestab 5 nädalat. Nii, 5 nädalat tööd siis minuga ja kes tahavad reaalajas ka kaasa teha, aga see jääb sulle siis alatiseks, et ükskõik millal eluetapis sul mingisugune mure või probleem tekib, sa saad selle juurde alati tagasi pöörduda. On võimalik seda siis lingina endale saada videosid või siis samas Facebooki grupis, kus me seda programmi teeme, et seal ka siis kommenteerida, küsida, et see tugi jääb sulle ikkagi alles. Et see on niisugune pikaajalisem investeering, et ei ole niimoodi, et ainult korra. Sest energiatöö aega ei tunne, et sa võid ka seda järele vaadata. Et praegu siis on võimalus soodsama hinnaga see endale soetada kuni 1. aprillini. Ja panen mis gruppi pärast eraldi ka veel selle postituse, aga praegu see on siin kommentaarides. Nii et vaadake ilusti. Nii et soovitan seda korda teha, sest iseenesest see korda ei lähe. Ja sellepärast peetakse teda sageli siis seda enesehinnangut isiku omaduseks, aga seda on võimalik muuta. Sa hakkad ennast tajuma, tundma, nägema teist moodi. Et sa hakkad mõistma enda väärtust. Sest sellest sõltub siis, kui palju sa oled motiveeritud, palju sa siis üldse tahad oma elus tegutseda, mida sa tahad muuta, kõik sellised asjad on siis enesehinnanguga hästi tugevalt seotud. Ja mina ikka küsiksin kohal, et kas sa tahad tunda suurt armastust, kas sa tahad tunda edu, kas sa tahad tunda rõõmu, siis hakka tegutsema, sest et siis on vaja enesehinnang korda teha, muidu ei saa, midagi pole teha, muidu ei saa. Ja selle asemel, et siis suruda kõik oma tunded alla ja olla enda sees peidus ja kogu aeg kahetseda midagi ja kõik need tunded on siis ka madalane enesehinnangu taga, on võimalik sealt siis välja tulla. Hakka tegutsema, hakka muutust tegema, sest muidu sa ei saa seda suurt armastust tunda. Sa ei saa tunda edu ja rõõmu. Sul ei tule lihtsalt need asjad elus ette, sellepärast, et sa kogu aeg tõmbad ennast alla. Ja juba ka sellepärast, et su vibratsioon ei luba seda. Nii Eve küsib, miks on liigne enesehinnang kahjulik? Ma enne natuke seletasin ka. Liigne enesehinnang on üle võlli. Seda nimetatakse siis selleks nartsissismiks, kus sa siis ennast niimoodi imetled, et sul teised inimesed üldse korda ei lähe. Et see on siis natukene selline, kus sul kaob ära igasugune empaatia võime, et sa ei arvesta mitte mingisugusel moel teiste inimeste arvamusega. Ja seal ei ole ka tegemist liigse kõrge enesehinnangu puhul ka tegelikult sügava armastusega enda vastu, vaid seal on soov domineerida. Seal on soov olla teistest parem. Sellepärast ei ole see hea, sest me oleme kõik täiesti võrdsed, me oleme täiesti unikaalsed ja see tuleb meil seest poolt.
ja liigset enesehinnangut just see ongi eksitav, kuidas inimene käitub, sa arvad, et ta on nii kõrge enesehinnanguga, tegelikult on ta siis katki. Et terve enesehinnanguga inimene on ikkagi pigem selline leebekene, rahulik, malbe, sa tajud ära, ta kiirgab seda positiivsust endast väljaspoole, mitte ta ei nuia seda, ta ei kerja seda, ta ei ole üleolev, ta ei kanna maski, ütleme niimoodi, et on hästi suur vahe, kas inimene on näiteks niimoodi, ja siis ta tuleb, ta on selline, või ta tegelikult nagu ongi lihtsalt selline, et tal lihtsalt ongi sees see armastus enda vastu ja läbi selle ka siis teiste inimeste vastu. Et maskikandjaid meil on paraku palju. Nii et siin grupis ma olen teinud ka kusagil vist video siin paar aastat tagasi just see, et kuidas siis peetakse teatud käitumist kõrgeks enesehinnanguks. Tegelikkuses ei ole see siis kõrge enesehinnang, vaid inimese soov peita oma probleemid selle taha, et ma olen arrogantne, ma olen ülbe, ma näitan, et ma olen teistest üle. See ei ole tegelikult normaalne enesehinnang, see ei ole terve enesehinnang. Eve, kas see vastas su küsimusele? Või on veel vaja natuke seletada? Kas kellelgi on veel küsimusi? Sest siin maises kehastuses, kui te saaksite vaid aru, kui palju meil on võimalus teha seda, mida me oleme tegema tulnud, kui palju sul on võimalus tunda ennast hästi. See on nagu see, et kui sul on nagu võimalus iga päev naudingut tunda, rõõmu tunda, armastust tunda, ennast hästi tunda, miks sa ometi seda ei tee? Et miks sa nagu istud kogu aeg seal selles jamas, sest sa ei saa sealt välja oma jõududega, aga selleks ongi energiatööd sind sealt välja aidata. Sest see on niimoodi, et ma ikka mõtlen, et näiteks kas või üks päev tõin siin kellegile selle näite, et kui sul on võimalik näiteks, sa tead naudingut kogeda selles kehastuses, miks sa ometi siis iga päev ei seksi, sellepärast et naudingut tunda, sul on võimalus see. Varsti sa jääd vanaks, sured ära, siis hakkad jälle järgmist ringi tegema, et siia tagasi pääseda ja see on igavene keeruline kadalipp, kui ma vaatan, et mis ei ole tore, et siis katsu kõik ära kasutada, mis sul võimalused siin elus on, liigu edasi, tunne ennast hästi, sest sul on võimalik ilma igasuguse pushimiseta ennast hästi tunda. Ja see ei ole niimoodi, et märka, ma nüüd vägisi pean olema rõõmus. Ei, see on niimoodi, et see tuleb sinu seest. Ma olengi rõõmus, mul ongi hästi ja kui ma vahepeal väsin ära, siis ma puhkan. Siis ma saangi aru, et ma olen väsin, ma lähen magama. See tähendab muidugi seda, et sa pead laine aeratust terved päevad ringi käima, aga sa sisemiselt oled rahul ja rõõmus ja tunned ennast hästi. See on see eesmärk, mille poole liikuda. On täpselt, Merita, nii et tasub igal juhul mõtiskleda. Sul on nii palju võimalusi ja siin ei loe ka sul mingisugune vanus, sa võid oma enesehinnangut ja kõik uskumusi ja energiatööd teha ükskõik millises vanuses. Ma vaatan oma vanemate pealt vähemalt, et nemad on üle 70 juba, et kui suuri muutusi on ka nemad teinud ja on ka siis vanemaid inimesi siin veel, et keda on siis energiatööga võimalik palju paremasse kohta saada, et kui on eluaeg suured jamad olnud. Nii et tasub seda teha igal juhul, sellepärast et su hing võtab selle info kinni ja see jääb sulle. See jääb sulle ka järgmistes kehastustes. Ja kui sa praegu seda infot ei taha üldse vastu võtta, et ma räägin siin mingitest järgmistest kehastustest ja muudest sellistest asjadest ja eelmistest eludest, see on ka täiesti okei. Me kõik oleme eraldi oma teekonnal, igaühel on oma asjad, mida me näeme, kuuleme, tunneme, tajume. Kui sina ei taju, on ka okei. Aga ära anna hinnanguid, mina ka hinnanguid ei anna. Mina teen vanematele. Eve küsib, kas sa teed enda vanematele, läbi enda vanematele või vanemad teevad ise. Ema teeb mulle eraldi ka enda tööd, tähendab tööd endaga, ehk siis FFT Free Falling Technique meetodi abil. Aga
muidu ma teen tööd nendega. Nii siis olen teinud nüüd rohkem küll kaugsense. Et peavad siis olema nad nõus loomulikult, et me salaja kellegi eest midagi ära teha ei saa. Alati peab olema siis nõusolek, keda sa aitad. Et nii ei saa, et ma mõtlen, et nüüd kellelgi on seal kuskil paha või ma hakkan midagi kellegi heaks tegema või ma tahan midagi ära muuta. Ilma loata paraku ei saa. Aga muutusi on siis võimalik igast otsast teha, nii et ma ootan teid kõiki väga paneeli enesehinnang. Ja garanteerin, et see teeb sulle absoluutselt suure muutuse